Relvarahu ajal Iraaniga vaatas Iisraeli julgeolekujuht väidetavalt kaugemale kui ainult käimasolev sõda ja mõtles juba sellele, mis saab Gazas pärast sõda. Teadatakse, et Shin Beti juht David Sini reisis Araabia Ühendemiraatidesse, et pidada diskreetne kohtumine paguluses oleva Palestiina mõjuka taustajõu Abbasi rivaali ja endise Gaza julgeolekujuhi Mohammed Dahlaniga, kelle nimi kerkib pidevalt esile plaanides sõjajärgse Gaza kohta. Shin Bet ei ole kohtumist kinnitanud, öeldes vaid, et ei kommenteeri oma juhi ajakava. Dahlan ei ole lihtsalt järjekordne Palestiina poliitik. Ta oli kunagi üks Fatahi mõjukamaid tegelasi Gazas, juhtides seal Oslo kokkulepete järel Palestiina ennetavat julgeolekujõudu. Aastaid peeti teda karmiks julgeolekutegelaseks, kes oli tugevalt Hamasi vastu ja tihedalt seotud Iisraeli, Palestiina omavalitsuse ning teiste piirkondlike osapoolte vahel loodud julgeolekuarhitektuuriga. Kuid tema poliitiline karjäär tõi talle ka vaenlasi. Kui Hamas 2007. aastal Gaza üle võttis, said Dahlani jõud kiiresti lüüa ja ta põgenes Gaza sektorist. 4 aastat hiljem heideti ta Fatahst välja võimuvõitluse käigus praeguse Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasiga, kes nägi temas poliitilist ohtu. Sellest ajast alates on Dahlan elanud paguluses Araabia Ühendemiraatides, kus ta on loonud tihedad sidemed emiraatide juhtkonnaga ja jäänud kulisside taha tegutsejaks, mitte otseselt läänekaldal ega Gazas. Aga miks tema nimi ikka ja jälle esile kerkib? Pärast Gaza sõja algust on Dahlanit mainitud mitmetes raportites kui võimalikku tegelast pärast Hamasi võimu, mitte tingimata Gaza ametliku juhina, vaid pigem kui kedagi, kes võiks aidata Araabia riikide toetatud üleminekuvalitsust. Toetajad näevad teda kui haruldast palestiinlast, kellel on julgeolekukogemus, Hamasi vastane taust ja tugevad sidemed Pärsia lahe riikides. Kriitikud aga peavad teda lõhestavaks, vastuoluliseks ja suurele osale Palestiina poliitilisest eliidist vastuvõetamatuks. Seega ei pruugi väidetav kohtumine Araabia Ühendemiraatides anda vastust Gaza tuleviku küsimusele, kuid see viitab sellele, et kulisside taga otsivad Iisrael ja piirkondlikud tegijad sellele endiselt lahendust. Õige tagasi stuudiosse, meiega on meie Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Ossirian ning samuti turvaanalüütik ja Ross Handleri raporti saatejuht Jakob Lappin. Alustame sinust, Jakob. Kas sa tead Mohammed Dahlanit ja kas sa arvad, et kui see tõesti juhtub ning temast saab tulevikus Gaza juht, kas see lahendab Iisraeli jaoks selle probleemi, mida nimetatakse Hamasiks? No see aitaks seda probleemi lahendada ainult siis, kui see niinimetatud ametisse määramine oleks osa palju sügavamast Palestiina kodanikuühiskonna ja Hamasi lahutamisest. Me ei saa lihtsalt panna teda juhtima mingit poliitilist üksust Gazas, kui Hamas jääb endiselt valitsevaks relvastatud terrorijõuks, de facto režiimiks. Ja kuni iga Palestiina kodanikuühiskonna aspekt Gazas on sisuliselt Hamas, ongi see tänane olukord. See ei muuda midagi ja nad ei lase Mohammed Dahlanil teha midagi, mis läheks vastuollu Hamasi tahtega. Aga kui toimub tegelik lahutamine, ja ma räägin eelkõige füüsilisest lahutamisest, ja see võiks tähendada, et hakatakse Gaza elanikke Hamasi terrorivalitsuse alt välja tooma esimese etapina ja võib-olla Iisraeli kontrollitavasse Gaza sektori ossa uude rahvasse, mida nad ehitavad võib-olla esimese sammuna, ja siis tuua mängu selline isik nagu Mohammed Dahlan, kes on väljendanud valmisolekut juhtida mõistlikku Palestiina omavalitsust, siis ma arvan, et on millestki rääkida. Siis ma arvan, et see on huvitav ettepanek. Aga see peab olema osa palju sügavamast lahususest, muidu see ei vii kuhugi. Ja Ariel, kas sa ei arva, et selle kohtumise info lekkimine kahjustab tegelikult Mohammed Dahlani ja tema võimalusi üldiselt? Lõppkokkuvõttes Dahlan, kas see lugu lekiks või mitte, ei muuda fakti, et ta ei saa endale lubada olla nähtav Gaza päästjana või isegi Gaza järgmise juhina, kes saabub Iisraeli tankide peal. Nüüd ilmselgelt füüsiliselt seda ei juhtu, aga see kujutis, kus Iisrael hävitab Gaza sektori ja annab selle siis üle Dahlanile. Ta ei suuda poliitiliselt sellist kuvandit üle elada. Ja see ei tähenda, et ta ei tahaks Gazas mingit rolli mängida. Sõjajärgsel päeval, aga me räägime Dahlanist kui sellest, kes tuleb mängu alles sõjajärgsel järgmisel päeval. Valik, sest ta on põhimõtteliselt kutsunud üles sellele, mis praegu koha peal kujuneb, nimelt tehnokraatliku valitsuse moodustamisele. Ta ütles juba 2023 aastal, kohe pärast 7. oktoobri rünnakuid, et vaja on 2 aastaks üleminekuperioodi tehnokraatlikku valitsust ja seejärel valimisi Palestiina riigi raames. See on see etapp, kus ta võiks liituda ja tõenäoliselt otsustada Palestiina poliitikasse tagasi tulla koha peal.
isegi kui ta on viimastel aastatel eitanud igasuguseid sellekohaseid teateid, sealhulgas ka siin I24 News Englishis avaldatud teateid. Kuid lõppkokkuvõttes ta sooviks liituda või võtta aktiivse rolli Gaza sektoris. See pole veel juhtunud. Selleks pole tingimused veel loodud. Nii et praegu tegutseb ta nõuandvas rollis ka tehnokraatliku valitsuse loomise osas. Ja samuti tundub, et ka Iisraeli ametnikega. Ja lihtsalt kiiresti, kui ma võin lisada, seoses Talani hirmuga, mida ma mõistan, seoses kujutlusega, et ta tuleb sisse Iisraeli tankide toel, tuletame lihtsalt meelde, et Palestiina omavalitsus, ükskõik mida ta ka ei ütleks, tegelikult toetub, tema füüsiline eksistents toetub Iisraeli kaitseväe operatsioonidele iga päev Hamasi vastu. Ilma nende Hamasi vastaste reidideta ei oleks praeguseks läänekaldal, Juudamaal ja Samaarias enam Palestiina omavalitsust. Nii et Palestiina poliitiline areen, ma arvan, armastab näidata näpuga rivaalide peale ja öelda, teie sõltute Iisraelist. Teie sõltute Iisraelist. Lõppkokkuvõttes sõltub Palestiina omavalitsus füüsiliselt täielikult Iisraelist, samal ajal, kui ta peab Iisraeli vastu diplomaatilist sõda. Muide, see suhe toimib mõlemas suunas. Nii nagu Palestiina omavalitsus püsib tänu julgeoleku koostööle Iisraeliga, kaitsevad ta Palestiina omavalitsuse politseinikud selle koostöö kaudu igapäevaselt Iisraeli tsiviilisikuid. Aga see pole võrdne ega sümmeetriline, ei. Vaid seda kasutatakse poliitilistel eesmärkidel, ründamiseks, ilma et tegelikku olukorda koha peal tunnistataks, mis on sageli hoopis vastupidine. Et julgeoleku koostöö toob Palestiina omavalitsusele kaasa ka poliitilise hinna, nagu me teisest küljest näeme. Suur tänu teile mõlemale, Ariel Ossen, meie vanem Lähis-Ida korrespondent, samuti Jakov Lappin, julgeolekuanalüütik ja Ross Handler, Reporti saatejuht. Aitäh!